Nüüd aga on meile külla tulnud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli terviseteaduse magistri õppekava vilistlane Janis. Tere, Janis! Tere, Grööt! Magistri õppekava on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üsna uus. Mis sind ajendas siia magistriõppesse astuma? Mina tulin intensiivõenduseriala omandama ja kuna 2018. aastast enam muud moodi seda võimalust ei olnud, siis tuli kandideerida magistriõppesse. Ja nii ma tegingi. Kuidas üldsegi saab terviseteaduse magistriõppesse õppima? Kõigepealt tuleb natukene informatsiooni koguda. Kindlasti jälgida kõrgkooli reklaami, nii nagu mina seda tegin, ja vapralt kandideerida. Kasuks tuleb kindlasti ka infotundides osalemine, et täpselt aru saada, millega sa ennast seod ja palju see sinult aega või ressursse võib võtta. Väike ettevalmistust ei ole kunagi paha. Sa oled ise õppinud õeõppekaval varasemalt rakenduskõrgharidusõppes. Sul on informatsioon. Oled sa ise ka siin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis selle omandanud? Jah, mul on see vahva au ja õnn olnud seista ka siin keset see samast aulast, küll siis tookord veel muudetud kujul, oli vanas kujul. Ühesõnaga, jah, mul on see võimalus olnud vahva võimalus olla ka siin õpilaste ees tervet 4 aastat, kui Kaitseväe õppeasutus praeguse Kaitseväe Akadeemial olin siis õpetaja ja pidasin sisse juhatavaid loenguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele. Mis sulle sellest õppejõuametist nii-öelda kõige rohkem meelde on jäänud? Hästi motiveeritud üliõpilased ja kindlasti, mis mulle õudselt meeldib, et õpetamise juures õpid sa ise väga palju. Et see ettevalmistamine ja ei ole suuremat naudingut, kui seista üliõpilaste ees ja vastata ükskõik, mis küsimused need ei ole. See on vahva tunne. Tulles tagasi su õpingute juurde, et kas sul oli enne õppima asumist ka mingisuguseid hirme, mis õppima asudes võib-olla hajusid? Hirme ei olnud. Oli ju kindel motivatsiooni eesmärk, et see intensiivõenduseriala tuleb nüüd ära õppida. Nagu paljud üliõpilased töötasid ka sina õpingute kõrvalt, et kus sa töötasid, mis sa tegid? Töötan praegugi. Õpingute alustamise hetkel, ka siis praegu õhuväesõena, siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabis töötan õdebrigaadi juhina ja praegu töötan siis Tallinna kiirabis analüütikuna. Eelnevalt siis õpingute aeg, olin ka siis õdebrigaadi juht eelnevalt. Sul on ka pere. Kui keeruline oli ennast jagada pere, töö ja koolielu kõrvalt? Ta on keeruline, ta ei ole võimatu. Kõik sõltub sellest, kui palju üks või teine pool töötab ja kui palju ise sellele vastu annad. Eks see tähendab mõlemalt poolt kõigepealt kokkuleppeid, millest tuleb kinni pidada. Tuleb ka endal vastu anda, et kogu aeg ei ole õppimine ja see vaba aeg, mis on, tuleb siis maksimaalselt siis ka nüüd pere jaoks kõigepealt, eks ju, ja siis ka siis töökohas anda. Tubli tuleb olla igal pool. Ei ole võimatu. Mainisid veel vaba aega, et mis sa siis sellel vabal ajal, mis sul jäi pere ja kooli ja töö kõrvalt veel üle, et mis sa sellel ajal tegid? Valmistasin uueks sessiooniks, päris ausalt öeldes, sest mitme koha peal töötamine võtab väga palju aega ja tuleb tunnistada, et see vaba aeg jäi suhteliselt hilistele õhtutundidele sageli, eks ju. Aga ma tahan selle juures öelda jah, et see tasakaal tuleb leida kõigi nende 3 vahel, ka puhkamise vahel, et ma tegelikult kas siis töötasin või õppisin see aeg. Selge. Õpingute ajal, kas sul tekkis selliseid olukordi ka, et kus sa tundsid, et kõik käib üle pea ja on kiusatus õpingut pooleli jätta? Ma täpselt niimoodi kohe ei vastaks, aga küll oli neid hetki ka tööalaseid, kus mul tuli õpingut lõpetada, suunduda välismissioonile, ja võtta akadeemiline puhkus, aga ma ei näe seda kui miinusena. Et ma kindlasti ei taha öelda, et nii oleks õige teha, aga mina suheldes siis selle missiooni aega liitlastega
ma sain kindlasti hästi palju uusi mõtteid, sest see, et kui ma alguses tulin ainult eriala omandama, eks ju, ehk siis intensiivõenduse eriala, siis sellest hiljem kasvas juba soov nagu edasi minna. Kui me hiljem nagu arendusprojektist räägime, eks ju. Et üks asi viib teiseni. Ja see aeg, mis sai vahet teha, jah, annab uue restardi. Sa saad oma asjad üle vaadata, saad endast selguse, panna endale võib-olla siis õpingutes uued suunad, mis on produktiivsem, kui sa siiamaani tegid, ja minul ta töötas. Mainisid oma välislähetust, et millal või kuidas või kuhu sa sattusid, mis sa seal tegid? Ma olin Afganistanis 2019 ja ma olin õde, siis nii-öelda esmatasandi meditsiinipunktis. Ja minu töö oligi kogu selle siis inglise keeles camp, me ütleme siis eesti keeles laagri, eks ju, kogu personalile siis erinevate tõendusteenuste, kaasatud siis ka erakorralise meditsiiniabi osutamine oma pädevuse piires. Kuidas sa sinna sattusid? Läbi töö. Kutsuti? Tehti pakkumine ja ma olin sellega nõus. Selge. Mis ongi tegelikult ka ju see, miks ta hea? Kui ma nüüd natuke lahti selgitan, on välismissioon iseenesest on hea see, et ka magistrina tulevikus, olles siis võib-olla teejuht noorematele nii edasi, ja kuna meie õppe on ju akrediteeritud ja tunnistus kogu Euroopas, siis saada esimese teadmise endale, kuidas sa saad võõras keskkonnas hakkama, rääkides igapäevaselt võõras keelt ja just see koostöö. Et tuled oma mugavustsoonist välja ja tegeled palju raskemate asjadega, näiteks kohandumine teise kultuuri, mis siis, et nad võivad olla meie liitlased ja väga toredad. Erinevused on ja see on jälle kogemuse andmise koht, mis magistriõppele kindlasti annab juurde. Magistriõppes tegid oma arendusprojekti lennuväe õendusest. Mis see täpsemalt endast kujutas ja miks sa üldse otsustasid sellise teema kasuks? Kõigepealt siin ma pean siin natukene parandama, ei ole olemas nagu lennuväe õendust. Küll aga lennundusmeditsiin õdedele. Ehk siis nüüd jõuame selle kohta, et kuidas algsest õpingust sai päris magistriõpingud lõpuks, eks ju, üks asi vist teiseni. Olles kokku puutunud ja lendamine mulle meeldib, esimese välimissiooni 2018 mul õnnestus, oma kogemus oli see, mis pani mind mõtlema, et Eestis on ništ põhimõtteliselt täitmata. Pole seadusandlust, pole ka niisuguseid õppekavasid. Ja siis mõtlesin, et aga teen. Et kui Eestis ei ole, aga NATO-s on olemas ja üks asi vist teiseni ja valmis ma kirjutasidki lennundusmeditsiini õppekava õhuväeõdedele. Ja kui nüüd hästi läheb, siis juba selle aasta lõpus saab selle kursus päriselt olema. Töö selle juures praegu käib ja võib-olla isegi varem. Viimaks küsin sult veel, et miks soovitaksid teistele tulla õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli? Siin on väga palju põhjuseid. Esiteks, kui me räägime asukohast, ta on igalt poolt hästi ligipääsetav, eks ju. Teiseks, väga kaasaegne õppekeskkond. Siin on fantastiliselt kaasaegseid ja kõiki võimalusi või olukordi, mis kunagi nii alustaval õel kui praegu tegutseval õel või ennast täiendaval õel võib ette tulla. Need on kõik võimalik siin õppeklasside simulatsiooniruumides läbi mängida, eks ju. Ja inimene ei õpi juba miskit moodi paremini, kui ikkagi paned ikka käe ikka külge ja teed niimoodi nagu päriselt, eks ju. Ja see ongi nagu tugevus, siis õhkkond mulle meeldib isiklikult. Miks ma nüüd erinevates rollides juba 3. korda siin kõrgkoolis olen, eks ju, see räägib juba enda eest. Ja muidugi õppejõud, jah. Aitäh sulle, Janis!
meeldiva vestluse eest. aitäh kutsumast!